Tere hommikut Empowermenti webinari kuulajad ja täna on meil rõõm siis võtta järgmine teema ja teemaks me räägime ettevõtte juhtmeeskondadest. Ja eelkõige sellest, et kuidas juhtmeeskond määratleb ettevõtte kasvuambitsiooni ja kiiruse, kuidas me tegelikult suudame turgudel kasvu võtta ja tegelikult tagada ettevõtete edu. Ja selleks on meil täna stuudios Elenkeri kontserni juht Margus Kaasik. Tere Margus! Tere! Ja me mõtlesime ka, et kes oleks veel parem sellist teemat katta, et juhtmeeskonna sellisest võimekusest sõltub see ambitsioon ja kasvukiirus on sellepärast, et Elenger on näidanud tegelikult väga võimsat kasvu viimase 10 aasta jooksul, viimase 5 aasta jooksul eriti 10-kordsed kasvu ettevõtte väärtuse näol, kui me vaatame. Ja seal loomulikult tekib alati kohe küsimus, et kuidas me seda suudame teha, et jääda ise normaalseks, terveks ja see innustumus meeskonnas, et me sellest kohe ka räägime ja Empowermentist ühe lausega siis nii palju, et Empowerment on siis ambitsioonikate ettevõtete kasvu kiirendi, ehk me töötame ettevõtete juhtidega, kellel on tõesti soov ja tahe kasvada, võtta suuri ambitsioone, neil on võitja mentaliteet ja mindset põhimõtteliselt ja mis meie roll on siis tegelikult aidata leida läbi selliste tööriistade, vahendite, lahenduste, et kuidas selleni jõuda. Ja et olla juhile partner, juhtmeeskonnale partner ja läbi selle siis tegelikult võtta need võiduvõimalused turgudel. Margus, et see kõlab väga ambitsioonikalt. Ma olen ühte ettevõtet ehitanud siin, kus finantsmaailmas, kus me kasvasime ka 2004–2010 5,5 miljonilt eurolt kasumilt 10 miljoni euro kasumini, mis oli ka selline ambitsioonikas ja võimas, aga räägi Elengerit, 10-kordne kasv 5 aastaga, et kas see oli selline ettevaatavalt teada või kuidas te üldse selleni jõudsite, et sellise tohutu kasvuhüppega liikuma hakkad, see ambitsioon, kuidas selle ambitsiooni paika panite? Ega alati, kui sa vaatad tagasi 5 aastat või 10 aastat, siis sa ikkagi, ütleme, et enamasti ikkagi imestad positiivselt, et kuidas me siia siis nüüd jõudsime, on ju. Et ma arvan, et 10 aastat tagasi oleks olnud kindlasti raske olnud ennustada seda, mida me täna näeme või ka päris sellisena ambitsiooni sättida. Et kindlasti meie ambitsioon on olnud kasvada väljaspool Eestit, kui me võtame selle Eesti gaasi, mis me oleme siis olnud ajalooliselt, on ju, ja selle seisu siis ütleme 10 aastat tagasi jämedalt, kui siis Infotel selle kontserni ostis ja mina ka selle ettevõttega liitusin, et seal alguses oli ka üsna ju kiiresti selge see, et me Eesti turul ütleme, et Eesti turg on liiga vähe, selles mõttes liiga vähe, et see turg ei kasva, gaasi tarbimine sellel turul ei kasva, pluss turg avaneb, nagu ka reaalselt avaneb, paberi oli ta juba varem avatud, aga ta ei olnud reaalselt vaba. Ja see turg avaneb, meie turuosa väheneb, siis tarbimine väheneb, pluss turuosa väheneb, ehk kokkuvõttes sealt miskit head ju ei paistnud. Et selgelt see siis ambitsioon oli see, et me läheme naaberturgudele, võtame siis kompenseerime langevat turuosa pluss siis midagi juurde kõrvalt turgudelt ja ütleme nii, et see on see strateegiline visioon olnud, see on hästi töötanud ja mitmel puhul on ta töötanud paremini, võib-olla isegi kui me oleme oodanud tänu lihtsalt sellele, et meil on olnud võimekust siis kasutada võimalusi, mida turg on pakkunud, et ega lõpuks mingis osas on see ka ju alati sõltuvuses sellest, mida sul turult leida on võimalik, aga sul peab olema võimekus neid asju ellu viia. Lõpuks turg on meie kõigi jaoks ju sama, aga lihtsalt keegi saab, keegi ei saa. Et kui sul see võimekus on, siis oled sina see, kes selle kasvu sealt leiab. Et see ongi, et seal on 2 asja, ühelt poolt ressurss, raha alati loomulikult on ju, aga teine, mida me hindame hästi oluliseks ja mis on ka täna meie fookus juhtmeeskonnad, siis ma usun, et see on just väitega, et juhtmeeskonna sellisest tervisest ja võimekusest sõltub väga palju tegelikult, kuidas selline kasv ära tuua. Kui te 5 aastat tagasi, vaatasite perioodi ette, et ütlesime, kindlasti see kasvuambitsioon oli, et see võib-olla on nii kõrge ja see kasvuambitsioon on väga selgelt olemas. Et kuidas siis seda juhtmeeskonna sellise joondud ma ühe eesmärgi nimel said, sest tihti mõned ütlevad selle peale, et ma sellist rallit kaasa ei taha sõita, et see on liiga palju mulle või
et selles mõttes sa juhina mõtled ikkagi, et kuule, et kas mul on need inimesed, õiged inimesed? Ja ütleme, et ma arvan, see meie puhul võib-olla see väljakutse niivõrd ei olnud ja ka täna võib-olla ei ole nagu see, et inimesed ei tahaks võtta ambitsioonikaid eesmärke või peaksid neid siis kuidagi ebamõistlikuks või liiga suureks. Pigem on nagu see küsimus, et suur challenge meie jaoks ka juhtimismeeskonna juures on, et me oleme või tuleme, ütleme siis niimoodi, siis Eesti niisugusest energiaettevõttest, väikesest kohalikust ja kelle DNA on selgelt Eesti gaasiettevõte. Nimigi oli selline, on ju. Ja nüüdseks oled sa kujunenud nagu üsna suureks rahvusvaheliseks ettevõtteks, toimid Soomest Poolani täna, on ju, kus on meil inimesed Soomest Poolani. Kõige suuremad müügid hetkel on Soomes, kõige rohkem varasid ja kõige rohkem inimesi on Lätis, et kõige suurem kasv eeldatavasti lähiaastatel on Poolas, et kõik see pilt on niivõrd teissugune ja nüüd selle ettevõtte siis mõnes mõttes nagu DNA siis nügimine siis niisugust nagu rahvusvaheliseks ettevõtteks peamiselt ja ka selles nagu juhtimisfookuses, juhtimismindsetis, et ma arvan, see on see väljakutse, millega ma nagu võib-olla kõige rohkem siis vaeva pean nägema või kus ma kõige rohkem pean mingit muutust leidma. Eks see kultuur põhimõtteliselt, eks ehitad sellist uutliku kultuuri põhimõtteliselt. Ta on kindlasti ka juhtimiskultuuri teema, aga ka erinevad meetodid, mehhanismid, protseduurid, governance põhimõtted ja asjad, mis sobivad paremini siis rahvusvahelisele ettevõttele kui siis ainult nagu lokaalsele ettevõttele, ütleme siis niimoodi, et seal on oma erisused selgelt olemas. Kas juhtmeeskond, kui suur see juhtmeeskond on ja kui rahvusvaheline ta on, et ütleme, et sa lähed kohalikust väljapool, siis sa eeldad, et võib-olla sa ikkagi ehitad selles mõttes, tood need inimesed sisse ka, kus turgudel sa oled, eriti suurtel ja mõjukatel turgudel? Ütleme niimoodi, et ma arvan, et kindlasti tahame seal teha rohkem samme. Täna lihtsalt ühe näitena üks siis grupi juhatuses 3 inimest, üks on lätlane. Et selles mõttes on välismailased inimesed juures. Erinevates ärilistes diskussioonides ja asjades ka mingisuguseid grupiüleseid siis äriliine peavad inimesed, kes on väljaspoolt Eestit. Et selles mõttes ta on juba olemas, aga ütleme, et meil siiani ikkagi see Eesti kohalik mõõde on ikkagi veel väga tugevalt sees ja ma arvan, mingis osas ilmselt ka lõpuks ju jääbki, peakontor on siin ja ütleme, et hetkel ei ole plaani seda siit ära liigutada. Et mingi kohalik mõõde kindlasti tugevama või siis Eesti mõõde jääb tugevamalt kindlasti ka sisse, aga ajas see nagu see rahvusvaheline võimekus kindlasti vajab veel kasvu. Juhatus on teil 3, aga ütleme ka laiem juhtmeeskond on siis suurem, kus te näitakse vaatate nädalaselt või kuidas te nagu teatud juhtimisrutiini? Jah, see on laiem, aga see on ka ikkagi valdavalt ikkagi eestlastest koosnev. Ärisuundade juhid põhimõtteliselt. Jah. Et valdavalt on ta ikkagi niisugune eestimeelne, eestikeelne. Et okei, saan aru, et ütleme, meeskond võttis selle nagu hästi vastu, et juhina, ütleme, et kui seda kontserni ehitad, sul on kindlasti ka omad väga selged nagu juhtimise nagu põhimõtted. Et aeg-ajalt vahel ütleme, et need nagu kujunevad veel, juhina liigud. Et mis on sinu sellised nagu kõige olulisemad 3 juhtimispõhimõtted, kui sa nagu eeldad, et sa töötad teiste juhtidega koos ja juhina siis tegelikult annad väga selge sõnum eeskuju nagu allapoole? Ma arvan, nüüd on kolme niimoodi otsast välja tuua on keeruline, aga kusagilt otsast hakata peale, siis mõtleme niisuguses, ma ei tea, kas või värbamiskontekstis on ju siis kindlasti esimese asjana sa vaatad inimese võimekust, kas tal on võimeid ja ütleme, kas on lootust, et ta on edukas, ütleme siis niimoodi, et kas tal see võimed on olemas, vaimsed ja füüsilised eeldused see töö ära teha. See on esimene asi, millest tahad aru saada, praktilises elus lihtsalt nii nagu tippjuhina kui ka võib-olla kusagil keskastme juhina inimesi juhtides, see tähelepanek selgelt selle õppetunni olen saanud, et ega inimeste
produktiivsuse erinevus on ikkagi päris suur, noh, nii kui me sealt kusagilt liinitöölt ikkagi liigume nagu vaimsele tööle, noh, siis võib-olla inimeste, noh, ma ei tea, tasu erinevused on 10-20%, aga võimekuse erinevus teatud tööd osas võib olla 20 korda näiteks, et noh, või siis mõnel juhul üks inimene ei olegi võimeline tegema, teine teeb, et nagu lõpmatu vahe, aga need vahed on suhteliselt suured, ehk siis kindlasti soovin nagu näha, et see võimekus seda tööd teha on ja pigem eksiks siis nagu võimekama poole kui vähem võimekama poole, kui valida vähegi saab. On esimene asi, noh, teine, kui nüüd inimesi vaatad ja hindad, siis see, kas ja kuidas ta nagu noh, ütleme siis sobituks meie organisatsiooni ja kuidas ta nagu väärtuste poole pealt siis klapib, et noh, see on ka ikkagi hästi oluline, et noh, paraku juhtidena ikkagi tuleb tunnistada, et aeg-ajalt ikkagi talud inimesi, kelle väärtused võib-olla ei ole õiged, kauem võib-olla kui peaks taluma, sellepärast, et ma ei tea, kas siis ei ole alternatiivi või siis on tulemuslikkus teiselt poolt nii hea, et noh, mõtled, noh, kannatame ära, on ju, aga noh, pikas perspektiivis saad aru, et ta ikkagi tegelikult hästi ei toimi ja pikaajaliselt ikkagi välja ei tule, et see sobivus tiim ja väärtuste sobivus on asi, mis on ka hästi oluline, mida ma kindlasti vaatan ja jälgin. Ja noh, võib-olla eraldi võib-olla välja tuua, aga noh, selline, noh, ma ei tea, niisugune läbipaistvus, ausus, otsekohesus, et noh, see pool ka on asi, mida ma inimestes hindan, ise püüan selline olla ja hindan teistes ka, et sa ei, noh, saad aru ja oled inimesega, noh, selles mõttes ise aus oma tagasisides või oma soovides, oma väljaütlemistes ja eeldad, et teine on nagu samamoodi, et ei ole seda ohtu, kus sulle öeldakse üht, aga mõeldakse teist või tehakse teist, et see on ka niisugune keeruline asi, kui seda palju on, siis on väga ebaefektiivne see lugu. Noh, vaata, et otse nagu ütle ja siis kuskilt nagu, noh, midagi, noh, küsimus on alati, mida ta mõtleb või kuidas ta nagu käitub. Noh, me seda nagu kasutame ka, mis on hästi oluline juhtide puhul ka, üldse nagu tagasisidestamise puhul meeskondades on see, et ühelt poolt sa nagu hoolid, noh, see meeskond, kes sul on ümber ja teiselt poolt olla selline nõudlikkus, vaata. Ja see on hästi hea, et eks me üksteist ikka nügime, me teame, et me oleme üksteise suhtes nõudlikud tegelikult meeskonnana, sest ega vaata, kui sul on hulk talente, väga ägedad inimesi koos, et noh, siis küsimus, kuidas me koos ühes koos toimetame ja kokku töötama. Et selles mõttes ma arvan selline, et noh, seda kutsutakse ka radikaalseks nagu siiruseks, et ma olen nagu nõudlik, aga samas ma nagu hoolin teisest, et no hoolima inimestest väga peab, jah. Sest no, ütleme, see paistab ikkagi üsna kiiresti ja üsna lihtsalt silma, kas nii-öelda hoolid või ei hooli, et seda on, jah, ütleme, et seda on nagu raske peita, aga see on väga oluline, jah. Joonduda, et kui sa ütleme, et sead need uusi eesmärke, ma korraga juba puudutasin seda, nagu paneme uusi nagu eesmärke, et kuidas sa sellise, ütleme, et tagad selle või lihtsalt selle poole, et saada meeskond ühiselt joonduma selle ühise eesmärgi nimel, et noh, kui seda 300 meeskonnaga juhatusega teed, noh, siis on kindlasti see natuke lihtsam, noh, kui nagu laiema, noh, öeldaks sellise juhtmeeskonna puhul. Et eriti kui sellise nagu ambitsioonikaid kasve nagu seada, et mis on seal need viisid, kuidas sa nagu juhina mõtled, okei, kuidas me saame nagu ühiselt selle nagu ambitsioonika eesmärgi taha mehed kõik või noh, naised, meeskonna, juhtkonna ja samas neil on selline nii-öeldaks noh, nagu tahe ja innustumus, noh, pigem ütleks niimoodi, võib-olla küsiks, et kuidas sa noh, joondumine ja siis innustada nad seda nagu suunas liikuma. No see suuresti tuleb läbi kaasamise. Et noh, mõtleme, kui me algame peale siis mõnest ambitsioonikast eesmärgist, ega meie jaoks ka osaliselt on ju see nagu sisend, noh, nüüd omanik ootab meid midagi, tahab mingit tulemust saada. Ja noh, ütleme, et meie omanik kindlasti on ambitsioonikas omanik, et selles mõttes ei ole kahtlust, et seal seda ambitsioonikust piisab, ehk noh, ütleme, et meil ambitsioonika eesmärgi, noh, siis ütleme, ambitsioonika eesmärgini jõudmine või selle väljamõtlemine, noh, see ei ole suur kunst, et selle saab lihtsalt kätte. Et siis järgmine etapp on, mis sealt sa edasi saab, et kuidas sellega innustuda, kuidas organisatsiooni joonduda ja kuidas see ära teha. Et noh, seal ikkagi tõmbame kaasa inimesi, et noh, lõpuks ju
noh, ilmselgelt noh, meie puhul noh, ma ei tea, räägime mingist väärtuse kasvu eesmärgist või noh, need on müügimahtude kasvu eesmärgist, et noh, selle ära teeb ikkagi tiim, et noh, me selles mõttes võtame oma tiimi kokku, räägime ära selle, mis see eesmärk on, kust ta tuleb, miks ta tuleb, mis me siiani oleme saavutanud, mis on see, mida me edasi näeme, et nagu on vaja saavutada ja hakkame inimesi kaasama nii sellesse, kuidas see eesmärk siis nii-öelda tükeldada ära siis väiksemateks alameesmärkideks siis erinevatele äridele, millised on need strateegiad ja lühema aja plaanid, siis kuidas seda hakata ellu viima, sinna poole liikuma ja noh, see noh, nii-öelda kaasab inimesed sellesse mõttesse kiht lähed, et tegelikult altpoolt tuled, nagu valideerid ära iseenesest, kas eesmärgi öeldakse, noh, kui suur see tõenäosus on ja millised need võimekused tuleb ehitada, vaatas mõnes mõttes täpselt. tuleb see. No täpselt ja inimesed, kui nad on sinna juba panustanud selle mõttega, et noh, et nüüd on niisugune asi vaja teha, mõtlevad selle läbi, leiavad ka teed selle jaoks, siis nad tulevad kaasa jah, et ta ei ole nagu lihtsalt see, et need, võtta, siin on eesmärk ja tule aasta pärast tulemusega tagasi, et noh, nii ta ju ei tööta, et ta ikkagi töötab sellisena, et me kõigepealt noh, nii-öelda käime selle nagu nii eesmärgi kui ka selle põhimõtteliselt saavutamise teed nagu koos läbi. Noh, mis on tegelikult väga suured organisatsioonid, Google'id, kes on kasutanud nagu OKR meetodid, erinevad meetodid, kuidas me nagu eesmärgistame, seame selliseid arengu muutusi tahame läbi teha, see on ka ütleme väga selgelt, mis on nagu ootus, on ju, noh, ja siis me tegelikult laseme sellel nagu alla laskuda korraks, et altpoolt, noh, öeldakse, noh, tekiks nagu sette vaatel, et nagu sette käib, on ju, et tekib nagu mõtteid ülespoole, et mis mina nagu leian, et noh, treenerina ka, et hästi oluline, et inimene saab aru, eriti ka suures organisatsioonis, et noh, tema seos selle lõppeesmärgiga, vaata, tegelikult ta näeb, et noh, see, mis ma teen, see on minu panus. Ja noh, sa ütlesid väga õieti, et noh, seda samm-sammult, noh, kaskaadi pidi alla liikudes, noh, sa saavutad selle, et ta on andnud oma, öeldakse, panuse mõtte ja siis ta ütleb, et liigume selles suunas. Ja noh, kokkuvõttes ikkagi, noh, meie puhul ka, no me ei ole ju globaalses mõttes ju mingi teab mis suur organisatsioon, et kui me võtame siin Google'it ja teistega, kes on väga-väga suured ja kus üks niisugune noh, kesktaseme juht võib tunda ennast nagu võrdlemisi kaugel sellest suurest juhist siis ja ta võib tunda ka oma tööpanust võib-olla kuidagi väiksena selles suures pildis, siis noh, meie puhul ikkagi ütleme, pigem oleme nagu väike organisatsioon selles vaates, et ikkagi see noh, ütleme siis niimoodi, omanik ja tema soovid on ikka hästi-hästi lähedal ja noh, ütleb, et see teeb paljud asjad ka tegelikult lihtsamaks. See teeb paljud asjad lihtsamaks. LNG grupis palju inimesi on praegu siis? Noh, meil on jämedalt 1000 inimest, noh, mis kõlab ju täitsa kenasti ja aga noh, ütleme, et sellest noh, suurem osa inimesi on seal Läti jaotusvõrgu inimesed, et noh, selles mõttes ta on nagu konkreetses ühes äris, ühes riigis, et noh, kui me võtame kokku sellise noh, ütleme, et niisuguse tuumikkihi võib-olla niisugusest põhiäridest ja niisugused paar esimest ringi juhte, noh, me oleme seal noh, ütleme niisugune mõnikümmend, võib-olla niisugune 50-60 inimest on võib-olla niisugune päris niisugune nagu võtmepersoonid ja kiht üle kogu grupi. Okay. Need te kaasate, ütleme, et noh, strateegia ülevaatus ja asju, siis see tegelikult selle meeskonna kaasate, sest nemad on ikkagi need, kes nagu eestvedajad. Täpselt ja noh, ütleme, et ja noh, see on nagu hulk, mida ei ole üldse nagu noh, selles mõttes nagu raske kaasata, et füüsiliselt või virtuaalselt, aga noh, kogu see ring, mis on siis noh, üle grupi oluline ring, noh, ütleme, nendega sa saad suhelda nagu otse, et seal ei ole nagu vaja ka mingit vahendust. Et noh, ma olen ka väga erinevates organisatsioonides, mäletan, ma ülikooli lõpetasin Hollandis, siis ma esimene organisatsioon oli Rabobank International, kus 40 000 inimest ja kui sa pärast ülikooli saabusid nagu peakorterisse, kus oli 2000 töötajat, siis läks tükk aega aru saada, et mis see skoop on. Et noh, siis ma mõtlesin, et kus ma nagu olen, et Pärnu linn, et ma töötan nagu Pärnu linnas, ma olen üks kodanik. Ja ka seal tehti ka väga selgeks, et noh, mis on minu roll ja noh, mis on minu panus, et noh, kuidas ma siis divisioon, kuidas ma edasi liigun, et see tehti väga ruttu nagu selgeks ja see oli hästi hea, sest sa tegelikult ikkagi said kohe selle innustumuse ja teatud autonoomsuse ja sa hakkasid nagu ise liikuma, et noh, keegi pidanud selle nagu tagant, öeldakse, nagu nööri lükkama, nagu öeldakse, või mis iganes, et väga hea. Et aga meeskond, ma tulen tagasi selle meeskond, et see innustumuse saavutus on olemas, et kui suur väljakutse on sellises ambitsioonis
saada selline võtmemeeskond, tegelikult ma räägin ikkagi siin praktiliselt see 60 inimest ikka, kes on nagu inimesed, et kui me ütleme, et see meeskonna selline nagu tervis ja see edu sõltub ka sellest, et õigetes rollides on õiged inimesed ja õigeid asju. Et tihti, kui sa ühest organisatsioonist tuled, ehitad ambitsioonikamat üles, siis sa mõtled alati ka sedapidi, et kuhu ma selle inimese võiks liigutada. Või see on teine viis, et sa ütled, et kuule juhina mul on vaja need tulemused tuua, ambitsioon on väga kõrge juhi poolt, et vaatad, et okei, need on need tulemused, mis sa ütlesid väga hästi, et need tulemused tuleb ka ära tuua. Ja siis sa nagu küsid, et okei, et aga kas mul on sinna panna tänaselt mängulaualt või mitte, et kuidas sa seda nagu väljakutset nagu lahendad, et no ega seal ei olegi ju ühest ja lihtsalt lahendust. Ühest lihtsalt lahendust ei ole, et ütleme, suures pildis, mis me täna siiamaani oleme näinud, lõpuks meie see grupi kasv ka üle riikide ja rahvusvaheline kasv ja need mõned M&A tehingud, mis me oleme teinud, ostud, mis me oleme teinud, et me selles vaates oleme veel suhteliselt kuidas ma ütlen, nagu noored, et nad on suhteliselt nagu hiljuti tehtud ja selle ajaloo jooksul, mis mina praegu näen seda, et me oleme täna veel kindlasti selles faasis, kus need inimesed, kes siis gruppi tuli, näiteks uute ettevõtetega sealt Lätis või Poolas, ilmselgelt seal on seda potentsiaali, mida veel kätte saada. Et meil ei ole jõudnud nagu sellesse seisu, kus me ütleme, et nii, nüüd on meil siin kusagil nagu sein ees ja me peaksime tingimata hakkama inimesi ümber tõstma, et neid valdavalt meil ei ole kohal, et uuemate liikmete juures, et seal on selle võrra nagu lihtsam. Eestis, kus me oleme väga palju pikemalt toimetanud, siin ka aja jooksul juba erinevaid muutusi me oleme teinud. Ja seal on enamasti see lihtsalt väikene teema, et Eesti on suhteliselt väikene riik. Ja mingisugustel erialadel on lihtsam leida inimesi, mingisugustele erialadele keerulisem leida inimesi, et see on nagu see väljakutse, et mõnede erialade puhul lihtsalt Eestis on see, et ei leia inimest või siis lõpuks, kui sa nagu leiad inimese, siis mõtled, ta peaks ikka ära võtma, isegi siis, kui võib-olla täna vaja ei ole, aga äkki läheb hiljem vaja, sest sa saad aru, et natukese aja pärast on ta kuhugile mujale ennast ära paigutanud ja siis jälle sul mõnda aega võib-olla mingit valikut ei ole. Et see talendi kättesaamine on see on alati teema, aga ma ütleme, et ma hetkel isegi ei tunnetaks, et seal meil nagu kõige rohkem see king pigistaks, et ma arvan, valdavalt on meil suhteliselt hästi ja valdavalt me oleme ikka selles seisus, kus inimesed nagu on tulemuslikud täna või siis isegi nagu võiksid olla veel tulemuslikud, kui me siin oma elu paremini veel korraldaksime ja veel paremini motiveeriksime ja oleksime siin-seal veel osamad, siis saaks sealt nagu veel rohkem kätte. Nagu sa ütlesid ennem ka, et tegelikult sellist potentsiaali nagu on, et see väga kõrge on ka erinev tase, vaata, et ühed on ühte või teiste inimeste võimekus nagu pingutada või öeldakse, leides endas seda potentsiaali on väga suur. No nii on jah, et selles mõttes me või ma ei tea, tervikuna ma ütleks, meie käekiri praegu ja ka mu enda käekiri on selline, et me ütleme, et pigem hoiame inimesi ja hoiame kauem ja otsime seda sisemist võimekust seal kauem. Mõnel juhul võib-olla liiga kaua, aga enamasti just parasjagu, et see tegelikult on seal olemas ja tuleb kätte saada, et ma arvan, ütleme, et see enamasti ei ole ikkagi nagu lahendus, et ma lihtsalt lähen ja vahetan välja, et kodus tundub, et naine ei teinud hästi süüa, vaatan, lähen otsin uue. Ütleme, et päris nii see tundub võib-olla lihtne lahendus, aga ei ole enamasti toimiv lahendus. Vaat see on see jätkusuutlikkus, et see juhina tegelikult, kui sa ehitad meeskonda, sa ehitad oma kultuuri üles, et tegelikult küsimus on alati, kuidas ma tagan selle jätkusuutlikkuse, et see on nagu see pool. No absoluutselt ja seal lõpuks ikkagi inimesed, kes on mingi aeg töötanud organisatsioonis, ütleme, et nad on omandanud teatud kogemuse, teatud info, teatud suhted, mis nagu komplektina lõpuks toimivad, et kui sa suudad kogu seda väärtust ikkagi
noh, hoida ja realiseerida, siis noh, see on ikkagi enamasti see ideaalne lahendus, alati ei suuda kahjuks, aga noh, enamasti ma arvan, suudab ja enamasti see on väärt seda pingutust, et see sealt saab. Kuidas hindad, kui hästi see meeskond nagu kokku töötab, et vaata, me ütleme alati ka, et sul on nagu õiged inimesed õiges rollides, et noh, see kokkutöötamisel me räägime ka sellest, et noh, kui sageli me kohtume noh, juhtmeeskonnaga, millised juhtimisrutiinid meile paika on pandud või rituaalid, et kuidas me tagasisidestame üksteisele, et noh, sedamagi, et kuidas me koos siis nagu öeldakse eesmärgi poole liigume, et millised rutiinid sa oled nagu juhina ehitanud või läbi aegade kogenud, et noh, kui palju peaks kohtuma, kuidas nagu liikuda koos nagu tiimini edasi vaata, kuidas me koos nagu trenni teeme, ma ütleks selle peale ka vaata, et kuidas, mis on seal sinu mõtted, lähenemised? Jah, noh, ütleme, ma saan öelda, mis see praktika on, et ega asju saab teha erinevalt ja me võib-olla aasta pärast teeme ka mingeid asju teistmoodi, aga noh, ütleme niimoodi, meil on sõltuvalt siis noh, ütleme siis nagu suhtest või tiimi osast, noh, ütleme see sagedus on üsna erinev, et kui ma just mõtlen, siis kes minu nagu vahetud alluvad on, noh, nendega meil on noh, kord nädalas niisugune üks-ühele kohtumine, kus me siis noh, kalibreerime nii jooksvaid teemasid kui ka pikemaid teemasid, mis meil seal laua peal on või arenguga seotud asju, et noh, see on niisugune iganädalane niisuguseid juhtrühma kokkusaamisi ja sealseid noh, siis nii-öelda vaateid tulemustele või ettepoole kuhugile teemadele või mingitele uutele põhimõtetele, protsessidele. Noh, seal meil see reeglina on niisugune kuine intervall, et on tundunud, hetkel töötab. Ja on ka asju, mida me vaatame pigem kvartaalselt, et mingisugused teatud asjadele vaatame otsa kvartaalselt, mis on siis võib-olla pikema vinnaga teemad. Ma võtan sellest kvartaalsest juba natuke kinni, et kui sa nagu ikkagi, noh, see kasvukiirus on pigem suur kui keskmine või väike, noh, mis on ka Elengoni puhul oluline ja nagu nähtav, siis reeglina vaadatakse ka seda, et kuidas me kvartaalselt vaatame nagu üle, et seame nagu kvartaalselt mingi fookuse näiteks, et sest vaata sellise kasvu juures, kus sa võib-olla omandad ettevõtted uutele turgudele, sa küsid alati, et noh, küsid juhina või oma juhtidele, küsid, et kas need öeldakse, kuidas ma ütlen, nagu need strateegiad, lähenemised peavad veel paika, sest noh, keskkond muutus, me oleme uuel turul, meil on natuke äri juurde, meil jälle kasv tuli, et kas kasutada ka kvartaalselt öeldakse ülevaatust või siis vaatate ette, et milline kvartaalne fookus on, et noh, tavaliselt selline tuleb nagu öeldakse, mida me ise kasutame meie oma öeldakse juhtimispraktikas ja ettevõtega töötus on see OKR-i metoodika, et meil on mingi väga selge kvartali fookus ja noh, siis kuidas me selle suure arenguhüppe ära teeme. Ja noh, ütleme, et üle kvartaalselt jah, me inimesi kokku võtame, räägime ka sellest, kuidas meil läheb, kuidas noh, mis on need jooksvad fookused, et seda me teeme, aga no ütleme, et selgelt ta detailsemalt ja praktilisemalt töötab, noh, mitte nagu ülegrupilisena, vaid ikkagi noh, spetsiifiliselt ikkagi mingis konkreetses äriliinis, konkreetses teemas, et noh, muidu ta jääb liiga, noh, ütleme, et liiga üldiseks. Ja granulaarsus on liiga kõrge. No täpselt, et seal grupis ka, noh, meil on lõpuks erinevad ärid, noh, energiapüük ja see infrastruktuur ja tootmine, erinevad tooted, gaas, elekter, biometaan ja muud, et neid ärisid on erinevaid, noh, ka neile see keskkond, no ütleme siis mõjub erinevalt, regulatsioonid muutuvad nendes valdkondades erinevalt, riskid realiseeruvad erinevalt, et noh, seal ütleme niisugune reageerimine siis nagu ümbritsevale ja suuna korrigeerimine, noh, ikkagi toimub selles konkreetses valdkonnas nagu sagedasemalt, et noh, ma ei tea, kord nädalas toimub trading komitee, kus me siis vaatame üle siis neid nagu energiaturuga seotud asju ja riske ja see toimub nagu kord nädalas, et seal see reaktsiooni aeg on ikkagi kiire, sest noh, muutused turul võivad ka olla väga kiired ja sellele tuleb siis reageerida, et noh, see niisugune ülegrupiline kvartalis tooni andmine, et noh, jah, ta on ikkagi pigem niisugune üldine tooni andmine, aga millest on ka inimestele kindlasti kasu, aga noh, ütleme, et ta ei ole nii detailne ja nii
terav, et seda suudaks võib-olla igaüks kohe panna mingisse tegevusse. Jah, ma nõustun, sest vastasel juhul juhtud, et sa nagu üldistuse aste läheb nii kõrgeks, et sa üldistad nagu tervikut ja sa oled ikkagi riik, ärispetsiifika, ja need omavahel kokku panna, siis need samad üldistused, samad loogikad ei pruugi üldsegi ühel või teisel turul nagu toimida. Et selles mõttes on väga hea. Erisust on piisavalt. Et kuidas sa nagu, kui ma küsin nüüd, ma 3 teemat puudutasin praegu, üks on just sama, kuidas me joondume organisatsiooni juhtmeeskonna, siis teine on see, et meil juhtmeeskonnas on õiged rollid, õiged inimesed teevad õiget tööd ja kolmas on see kokkutöötamise pool, et kui ma nüüd, ja ütleme globaalselt hinnatakse sellist juhtmeeskonna nagu võimekust ja tervist selles võtmes, et just selles nagu kolmes tähenduses on ju. Ja ma küsin sinu käest, kui sa nagu peaksid, praegu öeldakse kohe ütlema, et 10 palli süsteemis, et kui hästi, kui selged on need eesmärgid, kui hästi on su meeskond joondunud eesmärkide järgi, et mis sa ütled 1-10? Niisugune eesmärgi selgus, jah? Eesmärgi selgus? Eesmärgi selgus, ma arvan, mina arvan küll väga hea. Jällegi, ma ütleks niisugune 8-9, ma arvan, et seal palju ruumi isegi väga nagu ei näe, et see võiks väga palju parem olla. Siis õiged inimesed õigetes rollides, kui me vaatad oma juhtmeeskonna, teevad õigeid asju, see õigete asjade puhul on see võimekuse kasvuvõimalusel on kindlasti alati. No 8, 7-8, ma arvan. Ja siis, eks tulebki, et vaata, vahel me küsime ka, et juhid kipuvad mõtlema selline unelm, soov mõtlemist, aga vaata, see ei anna seda võimekust, et kus see nagu kohad on. Ja siis kolmas on, et kui hästi töötab meeskond nagu kokku, et juhtimisrutiinide kokkutöötamine. Jälle pigem parem, ma ütleks, ütleme, kui midagi kogu see rahvusvaheline taust ka võtta ja siis pigem ka, ma arvan, 8. Okay, midagi sinna kanti, 7, ma ei ütleks 9 ka mitte, pigem 8. Ütleme selline, praegu oli selline pigem 8, 8, 8. Pigem sinna kanti, jah. Mis on siis 64 korda 8, üle 500 tuleb see. Kuhugi sinna kanti, jah. Et selles mõttes, ei see väga hea, sest me oleme Eestis, kui me oleme siin vaadanud ka Äripäeva puhul, need top 100 öeldakse top 100, kes siin on olnud ja top 500 puhul, et ega me oleme jõuamegi top 100 puhul, see on 5-2-5 on ju, Ja kui me oleme küsime, et maailma parimad ütlevad, et tegelikult võiks olla selline 7-2-9, et 9-9-9 ja miks on, ja sinna kuulub küll 1%, ütleme niimoodi, aga sellegi, et nagu tagasivaade peegeldus, et aga mida siis nagu teistmoodi teha. Kui sa nüüd vaatad, et küll 8-8-8 olnud, et mis oleks võib-olla see esimene asi nendest 3, mis ütleksid, et mis vajaks kõige, öeldakse sellist võib-olla esmast sellist, ütleme, et nagu parendamist või arendamist, paremaks muutmist, et liikuda 9 poole, et kas on see joondumise ühise eesmärgi nimel, kas see on rollide teema või on see kokkutöötamine? Kas see väljakutse kõige suurem on? Olla ikkagi nüüd konsistentne selles, mida ma varem ütlesin, on ju siis, see oli see keskmine, on ju. Ehk siis rollid ja võimekused ja inimesed ja see pool, et ma arvan, et vahed olid seal nagu suhteliselt väiksed, aga pigem siis see nendest 3. See ongi, et pidevas muutuses mul on õiged inimesed ja see on sama, et kuidas tagada sellise meeskonna täisvõimekuses nagu toimimine. See on mõtlesid, et peamine king polnud, kui me rääksime rollidest, et peamine, et king ei pigista nagu rollide puhul, et mis on sinu võib-olla siis tänane selline järgmist perioodi ette vaadates, uusi kasvu seades sellised kõige olulisemad väljakutsed juhina. Mul on hästi ärispetsiifika nagu kõrval jätta, just vaatame nagu meeskonda ja juhtimist, vaatame seda poolt. Kui me meeskonda juhtimist vaatame, siis ikkagi see sama, millest ma seal enne ka rääkisin, kogu see rahvusvaheline mõõde ja selle võimalikult hästi siis ärategemine ja ellu viimine, et me teeme seda äri üle riikide, meil on mõned Poolas ostsime ettevõtte jämedalt aasta tagasi, et selle siis integreerimine siis muu nii-öelda grupi eluga, et seal on need, kus ma neid väljakutseid näen, kus selgelt seda tööpõldu veel on ja Poola puhul kindlasti, kuna me seal ka näeme kõige suuremat kasvuambitsiooni, siis
siis noh, mõnes mõttes sellest nii-öelda ostetud ettevõttest, see oli väga hea ettevõte, ta toimetab suurepäraselt selles, mida ta siiani teinud on, aga noh, olemuslikult me nii-öelda tahaksime tast nagu mõnes mõttes ju rohkem me tahaksime, et tast oleks nagu platvorm siis nagu meie ärile nagu Poolas ja kogu siis nii-öelda pannes siis kokku see, mis seal Poolas hetkel on ja kogu ülejäänud grupi võimekus ja tekitada sealt siis see uus nii-öelda kasv. Sünergia on ju. Et noh, selle nagu ilusti välja mängimine ja elluviimine, ma arvan, see on see, ma arvan, nii sisulises mõttes arvestatav väljakutse ja ka selle elluviimisest, palju ka sõltub see, kui kiiresti ja palju me kasvame, sest selgelt me seda kasvu Poolas kõige rohkem näeme. Jah. Et see on vaatagi, ja see on ka, mis paneb kohe nagu teise sellise küsimuse, et kuidas see juhtmeeskond siis nagu areneb ja laieneb ja kasvab, sest et Poola turg on väga suur, me räägime praktiliselt 40 miljonist inimesest. Absoluutselt. Nagu me räägime siin, gaasi tarbimisest näiteks, siis see on ikkagi, seal oli mitukümmend korda suurem kui Baltikum ja Soome kokku, et selles mõttes on seal nagu ruumi küll, aga me ei tegele seal ainult nagu gaasimüügiga, et seal ütleme, ruumi on, aga selgelt ka vajab rohkem ressurssi ja jõudu, et seal ellu viia asju, et ega see, ütleme, et see mõte, et me siin Baltikumis näiteks energiakogus 1 teravatt-tundi, muidu sulle 1 teravatt-tundi öelda võib-olla üldse midagi, minule teravatt-tunnid on nagu omased numbrid, aga ütleme lihtsalt näitena, et 1 teravatt-tundi, mis siin Baltikumis on väga suur hulk energiat, on ta siis gaas või elekter, ükskõik mis vormis energia, siis Poola turul, kujutad ette, et me nüüd siis selle sama 1 teravatt-tunni, et seda ju Poolas suurel turul on nii palju lihtsam hankida, et hangime sealt selle 1 teravatt-tunni, siis selle 1 teravatt-tunni hankimine võib-olla Poolas ongi natukene või palju lihtsam kui Baltikumis, aga ka selle mõju on palju väiksem. Et sa Poolas pead saama mitte 1, aga 10, et saada samasugust mõju, ja seda 10 ei ole enam lihtne saada. Et see on selles mõttes, eks seal seda väljakutset on. Ei, ma teravatt-tunnid ütleme palju, sest ma olen ka taastuva energia sellised protsessi materjali teemad läbi käinud TTÜ-s ka, et selles mõttes on alati hästi põnev turg olnud, et küll rohkem nagu hobi kõrvalt on ja aga nagu öeldakse, et mingid teemad on, mis alati nagu köidavad ja energia, kui turg läheb vabaks ja kogu see taastuvenergia ühelt poolt, kuidas ta liigub, muutub, et see on selles mõttes hästi põnev olnud, et kui majandus hästi siduda. Energiaturg, mina olen siin energiaturul nüüd olnud juba palju siis 25 aastat või ikkagi pikka aega kokkuvõttes ja kogu aeg on huvitav, kogu aeg midagi muutub. Kunagi oli kui selles mõttes oli hästi reguleeritud turg, siis ei olnud vaata, see oli kõik oli nagu paigas, süsteem nagu toimis, kõik oli teada. Aga kui tuli see vabanemine, telekom sama tegelikult, telekomis vabanemine, turud avati, et siis kõik nagu muutus on ju. Ja eks see nõuabki hoopis teistsugust lähenemist, sa tegelikult oled kohe siis hästi volatiilsel turul on ju, inimeste arusaam, liikumine edasi. Aga Poola turul ikkagi ma küsin ka veel seda, et seal on ikkagi, vaata, ega sinna te lähete ka, te olete Eesti ettevõttena, loomulikult ta on Eesti ettevõtte, aga kuidas nagu Poolas, seal on, kuidas seda tasakaalu nagu otsida, et ma mäletan oma ajast, kui ma nagu pangas olin, küll ka Rabobankas, kui ma alustasin pikka aega tagasi, ja eks, nüüd on õpitud, on ju, aga mindakse ka nagu oma tiimidega, aga küsimus on, et kuidas ehitada see õige miks, vaata ülesse. Et see on nagu selline kindlasti hästi keerukas. Ega ütleme, et seda me oleme aru saanud ja õppinud, et ega seal Poolas äri teha, siis Tallinnast või Riiast on ikkagi raske, mitte öelda võimatu. Et me ka enne, kui me nüüd Poolas selle aasta tagasi ettevõtte ostsime, me olime nagu oma siis väikese tütre teinud, nii nagu me olime teinud seda varem Lätis ja Leetu. Poolas võttis see mõnevõrra kauem aega, lõpuks need inimesed loomulikult, kes seda äri seal ajasid, olid poolakad, aga ta ikkagi, ütleme see kasv või ütleme turul tuntuse saamine oli ikkagi võtab aega, ei ole üldse lihtne. Et praegu, kui meil on nüüd see ostetud kohapealne ettevõte, et selles mõttes me seal ikkagi püüame, ma arvan isegi mitte püüa, vaid näime ka nendele Poola inimestele või Poola klientidele ikkagi nagu Poola ettevõtted, me ei ole seal nagu eestlased, et selle ettevõtte lõpuks omanik on eestlane, aga päevaks rahvusvaheline ettevõte. Jah, täpselt, on rahvusvaheline ettevõte ja kelle omanikud on valdavalt Eestis, aga ta ikkagi koha peal ikkagi
on igati kohapealne ettevõte, tema töötajad ja juhid on poolakad, on töötanud Poolas seal nüüd juba mitukümmend aastat, et noh, seal on oma võrk, omad kliendid, et ta paistab ikka täitsa poolaks välja. Ja, et see ongi hästi õige tasakaal leidmine, et vaata nagu turg tunnetab, et sa räägid turuga turukeeles ja turu asjadest on ju, seal kohalikul tasandil ka. Ja no muidu seal Poolas on väga raske. Noh, eks ma olen ise kogenud läbi Hansapanga arendamise Baltikumis täpselt sama lugu, et noh, tulevad eestlased, mis nad toovad siis lätlastele ühel ajal vabad, et noh, mis me siis Leetu viime, et sa oled natuke näoga Läti poole, aga tegelikult sisult jällegi sa mõtled, et noh, kuidas me tervikuna ehitame, et see on selline alati tugev balansseerimine. Et te muutsite brändi, üks aasta tagasi ma toon ka selle korra sisse, sest et noh, eks see brändi muutmine alati mul endale alati kirgi küttev teema alati ja tegelen hästi palju nendega, et mis oli nagu selle põhjus, loomulikult ma ütlen alati see on rahvusvaheliseks minek, noh, sest ütleme, et Eesti gaasiga poole ütled Eesti gaas on ju, see tundub selline päris huvitav nime variant olema Poolas, et kas selles brändide muutmisel on hästi nagu oluline roll ka tihti organisatsioonilise nagu muutusega, et noh, kas see nagu ainult nagu laienemine või me ütleme, et või mis sel nagu kaasa tõi, et kas oli seal selline oma toimimises või noh, väärtustes ümberehitamises, mis seal taga nagu? Ja no ütleme, et see on ka omaette pikk lugu, saab sulle terve saate, aga ma püüan siis mitte tervet saadet täis rääkida. No esimese asjana peab ütlema, et ega see algus oli ju varem kui aasta tagasi, et me ju võtsime selle brändi kasutusele väljaspool Eestit ikkagi juba ammu, et noh, kui me Lätti läksime ja see oli päris ammu, noh, siis meil oli see teema, et noh, paneme Eesti gaas SIA, no ütleme, et ei pannud, ei tundunud üldse hea mõte, noh, siis oli, ma ei mäleta, mis ta oli, EG ehk siis Eesti gaas, EG, energia või no miskit sellist SIA. Et aga noh, see, noh, ütleme, see ka lõpuks ei tundunud, et sellest saaks niisuguse hea rahvusvahelise brändi, eriti noh, ka siis, et võib-olla kunagi Eestis kasutusele võtta. Ja ühel hetkel siis see rebrandingu projekt nagu tekkis, aga noh, siis eelkõige just välisturgude vaates ju Eestis, me olime Eesti gaas veel pikalt edasi ja sealt tuli siis see Elenger. See Elengeri saamislugu ka inimesed küsisid, mis pagan Elenger, et noh, Elenger tuli sõnast LNG ja noh, ütleme jällegi tuleb tunnistada, et tol hetkel me ei teadnud veel seda, et läheb mõni aasta mööda ja kogu me gaas tuleb LNG-na, enam ei tule toru kaudu Venemaalt, on ju. Aga noh, nii juhtus, et selles mõttes nimega läks hästi. Me seda nägime ja tunnetasime, et see LNG tähtsus maagaasiturul järjest kasvab, see on järjest olulisem. Me seal ühel teisel viisil ka sellega toimetasime, noh, punkerdasime Tallinkile LNG kütust, siis on ju näiteks, aga noh, ta kindlasti tähtsus meile tol hetkel ei olnud nii suur, et noh, justkui, et või nimi võiks olla nii-öelda LNG, on ju. Aga ometigi selle me panime ja noh, ütleme, et nende muutuste tuules, mis nüüd juhtunud on, noh, osutus see nagu väga heaks nimeks ja rahvusvahelist me seda oleme kasutanud, seal on ta hästi töötanud ja sobinud. Ja noh, pigem oli siis see küsimus, et millal me siis nagu kogu grupi nime ära muudame ja siis Eestis selle kasutusele võtame, et noh, seal mõnda aega tundus, et Eesti gaas kui bränd ja nimi on väga tugev, noh, seda pole lihtsalt mõtet ära koristada, midagi nagu lõpuks juurde ei anna. Ja noh, tuleb tunnistada, et ka täna aeg-ajalt ikka vahest endalgi võib lipsata Eesti gaas sisse nimena, on ju, et klientidel ja aega, et keegi keerutab nööpi, ütleb, et no miks te selle nime ikka ära vahetasite. Et seda ikka juhtub, aga noh, kokkuvõttes noh, tundus, et noh, punkt üks, meile tundus, et see ei too meile kaasa nagu negatiivset tagajärgi Eestis, et noh, piisavalt tuntud juba ja teine on see, et noh, rahvusvaheliselt me ikkagi nägime selles selget võitu, et noh, see läks nagu lihtsamaks, et me saime noh, et inimesed seal nagu meie näiteks müügitiim Poolas saab öelda, et näed, meie ettevõte siin on Elenger ja meie omanik on Elenger siis Eestis ja Elenger on rahvusvaheline firma, muidu on see, et me oleme siin Elenger ja siis on see rahvusvaheline firma Eesti gaas, on ju, ja no siis kõik juba läks nagu keeruliseks. Et kogu see selguse loomine tegelikult ja selline, meil ühe asja taga kõik ka. Selguse ja noh, ma arvan, see kolmas mõõde siin noh, ikkagi on nüüd ka siis nüüd seondud nüüd sellega, et selle nagu identiteedi
siis Eesti siis nii-öelda emaettevõtte ja grupi pea nii-öelda identiteedi siis ka liigutamine rohkem nagu rahvusvahelisele tasandile, et ei ole siin Eesti Gaas, kes on tegelikult kohalik gaasimüüja, me oleme ikkagi Elenger, kes müüb gaasi siin, seal ja kolmandas kohas, et ka aidata nagu sellele muutusele kaasa. Ja väga äge. Viimase asjana, et ma alati ka, et nii hästi kui arenevad su inimesed, ütleme, et kui me vaatame juhtmeeskonda juhte, nii hästi areneb nagu ettevõtte tegelikult, eks see niimoodi on ja siin ma ka umbes aasta tagasi Kaarel Kotkaga tegin intervjuud, siis Kaarel Kotkas ütles väga hästi, et ega tuleb alati ka juhtidelt ka, et nad tulevad alati mingi ideede mõtetega, et see tähendab kõik realiseeritakse, aga sa näed, et nad mõtlevad kaasa, nad toovad uusi asju lauale, on ju, ja see on nagu olukord, kus ta kirjeldas mulle väga hästi, mulle meeldis see, et siis sa näed, et organisatsioon ei lähe nagu eest ära, sest tihti juhtub seega, et küsimused, et organisatsioon läheb nagu eest ära, et sõbrad, et kus te nagu olete? Et miks te uusi asju lauale või miks te nagu ei nügi edasi rohkem, et kuidas sina oma nagu juhtmeeskonda nügid nagu arenema, sest ütleme, juhid me oleme nagu keegi ütles ka, et vaata juhid me oleme valmis, me ei vaja midagi enam nagu, aga ikkagi. Ei ole valmis jah, selles mõttes või eks me mingi valmisolek meil kindlasti on. Peab olema. Ja eeldus, et seda tööd teha, see on olemas, aga tõsi, ütleme, et ma endale, mul endal on see tunne vahest nagu tekkinud või niisugune äratundmine, et on nagu perioodid, kus sa nagu võib-olla õpid, tööd tehes õpid, võib-olla ka siis väljaspoolt lihtsalt lugedes ja kuulates asju nagu õpid. Ja siis sa nagu käs nii-öelda kogud seda infot endasse ja siis võib-olla on mingisugune periood, kus sul nagu kuidagi ei ole aega, siis nii-öelda ennast arendada, siis sa nagu pigistad seda käst nagu tühjemaks ja ühel hetkel võib-olla on liiga tühi. Et see oleks nagu paha lugu, et tõsi, et ilma sinna nagu käsna seda vett tõmbamata ega ei saa. Meie puhul ma olen suuremad ütleme, arengusse panustame, panustab ka grupp nagu laiemalt, siis Infotari grupp laiemalt, meil on seal erinevaid tiimiüritusi, mida me teeme ja ma ei tea, näitena üks suurem juhtgrupp käib regulaarselt Nordic Business Forumil, mis on väga hästi korraldatud üritus, seal on ütleme, nii tiimiüritusena kui ka siis ikkagi uue info hankimise mõttes ja diskussiooni tekitamise mõttes ma olen väga hea koht. Et selliseid asju me teeme, pluss ka siis erinevat tüüpi koolitusi, seminari, on siin juhtide arenguprogramme tehtud ja tehakse edasi. Ma ei tea, nüüd tulevad mingid AI-ga seotud programmid siis ka jälle juhtringile, et eks me neid aitame kaasa, et muidugi on alati hea lootus see, et inimesel on endal aega ja jõudu ja tahtmist võtta mõni raamat ja lugeda läbi ja saada sealt head infot, ja kindlasti inimesed seda teevad ka, aga me ka siis niimoodi ettevõtte poolt pakume siis nagu neid võimalusi või tekitame neid võimalusi, kus me siis nagu koos saame seda uut endasse nagu imeda ja sealt tekivad mingisugused uued mõtted. Ei, väga hea, sest eks ma tean ka, et ma siin olen ka Piret Mürktepooga tegime ka grupis Infotari grupis Tallinkis intervjuud ja kunagi öeldakse, et olengi koostööpartner olnud, et siis samuti, et jällegi, et sa pead juhte ikkagi, sa saad jõuda maailma tippu, sa oled see tippettevõte, saad rahvuslikult areneda, see küsimus on, et kus ma seda lisavõimekust juurde toon nagu teadmiste näol, et võetaksegi tipptasemel programme ja asju tegelikult, et see on nagu see pool ja mis ma nagu alati ütlen ja ikka paneb imestusväärselt, et juhid ütlevad tavaliselt, ega pole aega, aga juhid loevad ikkagi tegelikult palju, et vahel ka märkamatult, kas üle öeldakse, see loe raamatut kaanest kaaneni, aga see lugemus on ikka juhtidel väga sageli suur, see on ka, see näitab, et sellised tipus tehakse ikkagi otsuseid ja need otsuseid tehes ikkagi hoiab ennast väga hästi kursis, mis nagu toimub ja tegelikult ka enda arenguga. Ja tänapäeval lisaks raamatutele sul on mingisugused podcastid ja asjad, mida saab võtad raamatu kokku 15 minutit, sul polegi vaja, sul on mõte, sul on vaja natuke nagu liikuma hakata. Kui sa nüüd on vaja rohkem, sa lähed sisse vaata, aga sul on vaja saada, et keegi võtaks kokku sulle, et sellepärast tehnoloogia nagu aitab. Ja see aitab ja lõpuks ma ütlen, lugeda, autoroolis lugeda ei saa, aga podcasti saab kuulata või mingit trenni tehes, et selles mõttes neid tänapäevane tehnoloogia on päris hea ja mugav, et selles mõttes kõik võimalused nagu seda infot hankida on olemas ja nüüd ka lisaks ju nii-öelda AI-robotid, need
GPT-d ja muud asjad, et noh, ka see on üks asi, mida päris hästi saab kasutada nagu enda arendamiseks, et loomulikult aeg-ajalt võib-olla ta paneb hillast ka, aga noh, üldiselt see teadmiste pagas on ikka väga suur. Kui see mingi asja kohta huvitab, siis tegelikult väga lihtsalt saab väga palju, väga kasulik. See on see ajavõit hästi ja tegelikult hästi kiirelt, mugavalt. Täpselt, massiivne ajavõit, et selles mõttes on väga huvitav. Ma ikkagi ise olen ikka igapäevane AI kasutaja tema. Suurepärane. Aga meie aeg hakkab otsa saama, Margus, et tänan, oli väga põnev. Ma olen kindel, et kuulajad said siit väga häid mõtteid, kuidas liikuda rahvusvaheliselt, kuidas meeskonda arendada ja selles mõttes, et kui on soov öeldakse rohkem tunda ja teada, mida Empowerment teeb, siis empowerment.ee koduleheküljel saate lugeda ja liituda meie kasvukiirendiga. Et aitäh kuulamast ja aitäh, Margus, sulle ka. Aitäh kutsumast!